mis mulle selle juures meeldis, oli see, et seal oli palju valikuvõimalusi. Mõned ained olid seal väga tehnilised, aga neid polnud kohustust võtta. Et ma võisin ka õppida natukene seadusi, natukene majandust, natukene riski, natukene neid inimfaktoreid. Ja kokkuvõttes mulle tundus see teema väga huvitav. Niimoodi ma siis siia küberkaitset õppima sattusingi. Ja nüüd, kui ma olen oma magistrikraadi kätte saanud, siis hakkasid mulle need inimfaktorid sedavõrd huvi pakkuma, et nüüd teen ka oma doktorikraadi küberkaitse inimfaktorite teemal. Aga kui ma mõtlen, et milliseid inimesi oleks vaja rohkem küberkaitset õppima, siis kõigepealt ma tahaks öelda, et iga inimene peaks natukene midagi teadma sellest küberkaitsest. Kas või see, et kuidas endale parooli valida, nii et see oleks piisavalt pikk ja turvaline. Või et kuidas sisse lülitada omal see 2-astmeline autentimine. Aga kui sa näiteks tunned, et sulle jäävad silma alatasa sellised mingid pisivead või asjad, mida saaks paremini teha või keegi teine on jätnud märkamata, siis ma arvan, et küberkaitse on päris hea valik. Sest siin on just vaja selliseid inimesi, kes märkavad neid pisikesi detaile, mis teistele on jäänud 2 silma vahele ja siis oskavad neid ära kasutada. Või siis vähemalt raporteerida, et öelda, et siin on üks viga, et palun parandage see ära. Nüüd ma ei ütle sugugi, et see TalTech või siis Tallinna Tehnikaülikool on ainuke koht, kus küberkaitset õppida. Et kindlasti huviline leiab endale palju kasulikku õppematerjali ka lihtsalt internetist guugeldades. Või siis, nagu mulle meeldib rohkem, on see DuckDuckGo otsimootor. Et saab ise otsida erinevaid materjale ja uurida, et kas see teema pakub sulle huvi või mitte. Ja kui pakub, siis soovitan kindlasti. Tere, mina olen Kristiina Konno ja mina hetkel omandan Tallinna Tehnikaülikoolis magistrikraadi küberkaitse erialal. Seal on tegelikult hästi palju erinevaid suundi, mida minna. Et kindlasti üks võimalus on minna hästi süvitsi sellesse tehnilisse valdkonda ja siis seda rohkem uurida või siis sa saad hoopis minna süvitsi kas sellele inimlikule aspektile või siis õiguslikule aspektile ja sellisel juhul see tehniline pool annab sulle vastuse küsimustele, miks. Ehk siis sa oskad vastata üks hetk, et miks on vaja 2-astmelist sisselogimist ja kõik need teised küsimused seal hulgas. Jah, aga taaskord tegelikult ma tunnengi, et tüdrukud natukene võib-olla pelgavad ka neid väga spetsiifilisi erialasid, et kuidas siis ma nagu naisena õpin nagu mingi krüptograafiat või siis sellist väga süvitsi küberkaitsed, aga tegelikult seda ei ole üldse mõtet nagu karta, et see ei muuda mitte midagi, et kas sa oled tüdruk, et kas sa oled noormees või neiu, et kui sa tuled õppima küberkaitset või ükskõik mis muud tehnilist eriala. Ja et ma tegelikult soovitangi, et selle jaoks, et õppida üleüldse IT-valdkonnas, ei ole nii väga oluline see, et sa oskad arvuti sisemust tunda, vaid see, et sul on loogilist mõtlemist. Ja kui sul juba see on olemas, siis sa saad hakkama IT-valdkonnas. Ja inglise keel on ka hädavajalik. Muu on kõik õpitav juba kraadi omandamise käigus. Tööturg on hästi suur küberkaitsevaldkonnas ja seda tekib aina juurde. Et tekib ka kindlasti juurde neid erafirmasid, kes tahavad kas lihtsalt tavalisi, mitte küberkaitse valdkonna spetsiifilisi firmasid, vaid näiteks lihtsalt arendusettevõtted või suuremad ettevõtted, kes tahavad omale eraldi seda küberkaitse või küberturbe meeskonda. Ehk siis kõiki selliseid võimalusi, aga riiklikul tasandil kindlasti neid võimalusi tekib aina juurde, kuna kogu see maailm läheb paratamatult internetti ja see on meil hädavajalik, siis seda enam on vaja neid inimesi, kes oskavad kaitsta teisi inimesi seal internetis liiklemisel.